Lõika siin poole. Valitsuskõrva rahvas. See on sama poiss. Tere jälle. Tere. Taas kohtumine. Jah. Päris palju on tulnud. Aga hea. Tere, Riina. Kuidas meie riiki nii palju raha on? Teistele ka näidata. Näidake kõigile seda. Palun näidake. Aferistid, täiesti aferistid. Ei no, eks me... Tere! Ma pean liikuma. Meil on üks vein veel ka, et siin tuleb meelde sellise metsa teema. Sellest on mitu aastat mööda. Aga mul kahjuks nüüd ma pean liikuma istumisega. See on nii tore, et ikka päästerõngas tuli kohale veiniga. See neid kõiki rohutab. Pole. Palju jõudu! Vastu Kuulake rahvad! Täna tuleb väga tõsine kaklus jälle. Eile me kaklesime ka siin kultuuriobjektide ümber, et Estonia ikkagi tuleks, sest see on ainus tõsine kultuuriobjekt kogu sellest nimekirjast. Aga täna tuleb tõeline sõda. Ma ei oska öelda, kui pikalt me saame täna teha. Kella 2 on täna ametlikult lõpp, aga see läheb ilmselt edasi kolma. Edu teile! Edu teile, aitäh, et te olete tulnud toetama ei sundvaktsineerimisele. Absoluutselt! Ja mis on kõige olulisem, ei laste vaktsineerimisele. Edu teile! Edu! Keda siis argim olema? Nõrgad tulevad. No me oleme kõik, me oleme siin. Ühes rütmis. Ikka hääletan, kui vaja on. Mismoodi? Ei julge. Las aken alla. Ei julge, jah. Ei lase akent alla, ei lase. Sundvaktsineerimine tuleb ära kriminaliseerida, aga tegelikult ega seda sundi ei tule. Aga kuidas siis ei ole ju? On ju vaja. Meditsiinitöötajad lastakse lahti. Aga öelge, kas täna on sundvaktsineerimine? Aga meditsiinitöötajad lubatakse vallandada politseid, kaitseväelased. Kas see ei ole sund? Mina olen kategooriliselt sundvaktsineeritud. Aga te lasete toimuda sellel. Aga ma olen vastu sellele. Minu laps ei ole vaktsineeritud. No vaatame teie hääletamise järgi. Hääletage nii, et see oleks kriminaliseeritud. Aitäh teile! Mis värk on mõte, et lapsi, et hakatakse siin koolides vaktsineerima ja toimetama. Mul on ettepanek kõikidele maakondadele. Teeme nii. Korraldame sellise asja. Iga maakonda ajab 100 meest kokku, jah? 100-mehelise pundi.
ja need mehed käivad läbi kõik selle maakonna koolid ja lähevad juhtkonna juurde ja ütlevad umbes midagi sellist, et vaadake, asi on selline, et me ei soovi, et meie lapsi hakatakse ära ostma mingite burgerite ja loomaaia piletitega ja millega iganes, et nad osaleksid siis selles eksperimendis, jah, nendel katsetel. Pane kinni muidugi äkki. Räägi meile, mida me siin teeme? Seda, mida viimased 1,5 aastat teeme või aasta aega vähemalt. Ikka avaldame meelt, seisame vastu selle, tähendab avaldame, tegelikult mitte seisame vastu, ütleme täna teistpidi, avaldame toetust EKRE-le, kes on otsustanud algatada eelnõud, ehk siis sundvaktsineerimise, kriminaliseerimise eelnõud, et sellele me täna siin toetust avaldame. Okei, miks sundvaktsineerimine halb on? Jah, see on hea küsimus. Ütleme nii, et meil ei olegi ju Eestis sundvaktsineerimist, eks ole, lihtsalt meil on rangelt tingimuslik vaktsineerimist, tähendab, kui sa tahad üldse mingil vähemalgi moel, normaalsel moel ühiskonna tegevustes osaleda, siis me paneme su valiku ette, eks ole. Hea on öelda siin rahvasaadikutel ka meile, et sundvaktsineerimist ei ole, ma saan aru, et nad seal majas vist teineteist nagu niimoodi innustavadki, et vaata, see ei ole sunniviisiline. Igaüks saab öelda ei, jah, aga mis kaasneb sellega, kui ma ütlen ei, ma jään töötuks, ma ei saa poodi, eks ole, siis ma olen teise klassi kodanik, alamklassi kodanik, kes enam siin osaleda ei või. See on juba definitsiooni järgi, ongi see sunniviisiline põhimõtteliselt. Eile toimus kaitseväes midagi, ühesõnaga oli viimane päev vist endale see suts ära teha või muidu saadakse kinga. Mis sa sellest olukorrast arvad? No Mart Helme just siin läks mööda ka ja ütles, et terve suur hulk inimesi sealt on suure tõenäosusega lahkumas Kaitseliidust üldse, sellepärast, et nad ei ole sellega okeid, see ei ole vastuvõetav. Küsimus on siis, mis nendest meestest saab. Ma tean, et 2-3 inimest on pöördunud juba kohtusse ka, ehk siis nad kindlasti saavad aru sellest, et nad jäävad oma töökohtadest ilma, eks ole. Aga see on kahetsusväärne. Mina arvan, et nüüd oleks nendel inimestel aeg tulla üle ka meie poole, et meie jõuõlga veelgi kasvatada enamikel inimestel nendest on juba kohad olemas. Inimesed peavad aru saama ka sellest, et me ehitamegi uusi asju päris mitmes kohas, kogukondades ja eks ole, me loome neid uusi platvorme, meil on, kellel siin juba kiirabi autod, eks ole, et meil on vaja nüüd neid inimesi, vilepuhujaid seest ja infolekitajaid, et sellest infost ka ei ole ka tolku, kui me saame infot, et hooldekodus on 80 klienti, kes kõik on topelt vaktsineeritud ja haiged, aga me ei ole nõus nägu ega nime sinna taha panema, et see ongi see info, mida meil on vaja lekitada, me töötame selle, me levitame seda, aga meil on vaja sinna näod ja nimed taha saada, et sellele kredibiilsust on. Kas see on meie julgeolekule ka mingisugune oht, kui me lihtsalt ohvitsere saadame minema kaitseväest? Absoluutselt on julgeoleku oht ja mina arvan, et me näeme, mis üle maailma tegelikult toimub ka, eks, mis toimub Leedu piiril ja mujal, aga inimesed meil siin kõige rohkem kardavadki seda, et tuleb tänavatele, ma ei tea, politsei ja mingi kaitsevägi ja mis iganes, ei tule. Me oleme nii arenenud digitaalne riik, et meil saab neid asju teha teistmoodi, saab lülitada välja meid süsteemist, lülitada välja lihtsalt näiteks meie mobiili-idee või piirata ligipääsu meditsiiniteenustele ja nii edasi. Ehk siis mina ütleks, et ennekõike on julgeoleku oht see, kui me halvame oma siin oleva rahva tervise ja loome sellise sõltuvusmehhanismi, et ma ei tea, 400 000 inimest, kes meil siin vaktsineerimata on, ei saa normaalselt osaleda enam ühiskonna toimingutes. Mida sa ütleks praegusel ajal Eesti meestele, kes istuvad praegu diivani peal ja mõtlevad, mida edasi teha? Eesti meestele, mis ma ütleks, siis ma räägin juba mingi väga väikse seltskonnaga, väga väikse seltskonnaga lihtsalt, et on meessoost, terve rida meessoost olendeid. Väga paljud neist istuvad praegu kodus PlayStationi pult käes, eks ole, mõtlevad, kuidas võimalikult mugavalt elu ära elada, aga mina ütlen, et mehele annab väärtuse
ainult see, mis on tema põhimõtted, mille eest ta tegelikult seisab. See peab olema midagi, mis on suurem kui elu. Karakterid, kes on suurem kui elu. Nii et leidke oma munad üles, sorry, pardon, ja kirjutage meile, tulge välja ja õlg õla kõrval, me pöörame selle asja ringi. Et tuleb taastada usk muutuste võimalikkusesse. Me vaatame tegelikult siin võrreldes kevadega, siis mehi on rohkem tulnud välja, mehed on hakanud rohkem aru saama asjadest ja kui nüüd hakatakse meie lapsi torkima veel, siis kui me oma laste eest ka ei seisa, siis mille eest siis veel nagu? Absoluutselt, sest et kõik, mis meie siin praegu teeme, see on mõttetu tegevus, kui me ei saa aru sellest, mis tuleb. Me sureme välja, me oleme tegelikult dinosaurust, eks ole. Ja see, mis tuleb, seda peab muutma. Ja meestel üks sõnum veel, et see on kahetsusväärne, kui mulle kirjutavad, ma ei tea, mitmesaja pealised, võib-olla isegi tsiklimeeste seltskonnad, kes on olnud nagu nii-öelda lindpriide selliseks sümboolikaks, eks ole, sümboliks ja kirjutavad mulle, et mis me teeme ja siis naised kirjutavad, et teeme ära. Et see peaks olema vastupidi, naised peaks küsima, mis me teeme, mehed peaks ütlema, kuidas me teeme ja teeme ära. Praegu teistpidi, et jah, ühesõnaga, mehed, võtke ennast kokku ja tulge oma laste ja naitse kaitseks kodust välja, et sotsiaalmeedias hea postitus ka, et mis mees see on, kes endale lapi näo ette paneb ja nii meeletult surma kardab, et mis siis saab, kui vaenlane tuleb, eks ole. Mis siis, kui oma perekaitseks välja peab astuma? Kas sa kandideerid ise ka või kelle ridades sa kandideerid ja kus sa kandideerid? No ma ütlen kõigepealt ära, et see süsteem on tuumani korrumpeerunud ja mäda, eks ole. Et võib-olla see süsteem sülitab mind sama kiirelt välja, kui ma sinna sisse saan, eks ole, kui saan. Aga ma kandideerin EKRE ridades Põhja-Tallinna ringkonnas, eks ole, et siis ma olen selles ringkonnas tõstetud üsna kõrgele positsioonile mingil veidral kombel või ma ei tea kelle poolt. Olen siis, jah, nagu minu positsioon on, siis tähendab siis number on teine, ehk siis eeldused võiks olla üsna head, aga ma ütlen veel kord, et ma lähen sinna jah, konkreetselt ausa meelsuse ja läbipaistvuse eest, et kui õnnestub, siis osalen ka Põhja-Tallinna volikogu töös, ehk siis see Keskerakonna seltskond, korrumpeerunud seltskond, kes seal omadele neid rahasi liigutab ja nihutab, see on ka hullu maja, eks ole, et seda tuleb ka rahvale vähemalt selgitada, serveerida ja igal võimalikul moel sellele vastu seista. Ma tahakski pöörduda siin rahva poole selles suhtes, et minu jaoks on poliitika nagu täiesti võõras maa ja ausalt öeldes ma väga sinna oma nina ei topi. Üks asi, mida ma tahan öelda, et ükskõik mis erakond ei ole, jah, me sildistame inimesi, see on see ja see on see ja see on see, kuidas mina vaatan ja kuidas ma soovitaks ka teistel inimestel vaadata. Vaadake, kes mille ees seisab, mis inimene see on, kelle poolt hääletada, mis inimene see on, mitte see, et see on Reform, see on EKRE, see on, ma ei tea, Isamaa, see on see. Ei, vaatame inimesi konkreetselt, kes mille ees seisab. Ja ma ütlen, et kui meil oleks seal 101 Elvise-sugust mees, siis oleks mäng võidetud lihtsalt, siis poleks meil seda probleemi, mis meil praegu on. Aga lihtsalt, et see vahetus võiks nüüd seekord siis toimuda seal ja sinna asemele võiks siis pääseda inimesed, kellel on ka südametunnistus. Ma ei ütle, et seal kõikidel ei ole, aga tundub vähemalt selle järgi, mis otsuseid seal vastu võetakse, paljudel seda ei ole, paljud on lihtsalt pimedad, paljud on arad, paljud on ära ostetud. Mida iganes, igatahes. Vaatame, kes mille ees seisab. Aitäh sulle, Elvis, sa oled teiega tegija ja annad meile lootust kõigile. Me kõik oleme tegijad, kes kohale tulevad, nägu näitavad, et see ei ole mina, ma ütlen veel kord, see ei ole minu valik. Ma olen seda ennem ka öelnud, aga on inimesed, kes ei taha valitseda ja meie suhtes ei taha valitseda, ma ei taha seal olla, aga see ei ole meie valik sellistel hetkedel, sellises olukorras. See on meie kohustus. Me peame seda tegema, sest seal on midagi ma kardan, me kõik kardame, aga seda, mis tuleb, kardame me veel rohkem. Mina kardan seda veel rohkem ja sellepärast tuleb praegu toimetada. Täpselt. Ma ise ei kandideeri, aga minu hääl läheb Elvisele igatahes. Ta väärib seda täiesti. Täpselt. Teeme ühe aplausi Elvisele!